Taas tervitame teid siit Emeraldi podcasti stuudiost. Oleme tagasi, tegime väikse puhkuse detsembrist, jõulude perioodist, aastavahetuse perioodist ja nüüd lahendame taas klientide probleeme või õigusteemasid ja otse loomulikult on jällegist Kristjan meil siin, kes suudab siis kõikidele sellistele tõstatatud teemadele õiguslikud vastused anda. Tere, tere! Ja seda muidugi lihtsalt ja tabavalt ja konkreetselt. Arusaadavalt. Arusaadavalt, just. Et täna on natukene teistmoodi teema meil lahkamisel. Oleme saanud siis päris palju küsimusi, korduvaid küsimusi klientidelt, kui ka siis ongi konkreetsed olukorrad olnud meie advokaatidel laudade peal või õigemini konkreetsed küsimused laudade peal. Seega võtame siit sellised enim levinumad teemad täna läbi ja Kristjan saab siis need arusaadavalt lahti selgitada. Ja esimene siis niisugune võib-olla müüt, mida me hakkame siin murdma või siis mitte murdma, on see, et kas sina, Kristjan, advokaadina tead kõiki seaduseid peast? No loomulikult. Tegelikult käibki niimoodi, et kui lõpetad selles juuras magistrikraadi, et siis magistri lõpueksamis ongi see nii-öelda testküsimused, kus sa pead siis peast tsiteerima seaduseid, näiteks, et tulumaksuseaduse paragrahv 50 lõige 2 sekunda ja siis tsiteerid ja et see nii käibki, et võib julgelt küsida tänapäeval tulla juurde ja olen leksikon. Okei, aga päriselt ei tea ühtegi seadust peast. Ei, päris nii ka ei saa. Ei, selles mõttes, eks mingid asjad jäävad pika aja peale meelde ja ei pea enam üle vaatama. Et kui igapäevaselt tegeleda samade teemadega, siis jääb meelde. Küll oluline on see nagu loogika, kust otsida, mis, ma ei tea, tänapäeval on ju seadus, määrus, siis on Euroopa Liidu direktiivid, veel mingid 100 akti, et mingid asjad jäävad meelde, aga seal on ka see spetsialiseerumise pool, on ju, et kui sa tegeled, ma ei tea, mingi ehitusõiguse küsimustega, siis sa tead, et on mingisugused standardid näiteks, need ka muidugi mustmiljon, et aga kust neid otsida, kuidas otsida, mis on kohtulahendid, kohtupraktika. Et see spetsialiseerumine suures pildis tähendabki seda, et mitte, et sa ei õpi kõiki neid seaduseid pähe, vaid et sa tead, kust, mis nagu tuleb. Et jah, aga pähe me seaduseid ei õpi, see ei ole eesmärk. Ütle üks seaduspunkt, mis sul peas on. Ai, nüüd on piinlik. Ei, kõige, mingi võlaõigusseadus, paragrahv 115 räägib kahju hüvitamisest. Siis ma kunagi mõtlesin, et ma õpin selle põhiseaduse preambula pähe, sest see on päris ilusti kirjutatud, see on selline, kuidas öelda, isamaalik ja eeposlik, ma ei mäleta enam. Ja kuidagi kustumatus, usus, vankumatus, tahtes ja nii edasi. Et aga niimoodi sõna-sõnalt, ma tean, mis seal nagu, ütleme, ongi see kahju hüvitamise see on ju, ma arvan, ma sõna-sõnalt ei suuda seda praegu niimoodi öelda, eksin mõne sõnaga kindlasti, aga ma tean, mida see nagu seal tähendab ja mis see mõte on. Okei, ehk siis jah, tihtilugu on inimestel arusaam, kes selle õigusteemaga pole kokku puutud, et advokaadid teavadki kõike peast, aga kui võttagi seda mõistlikult, siis koolides juba õpetatakse ju seda, et tuleb õigeid materjali kasutades leida kiire vastus. Siis advokaaditöös on kiirete vastuste leidmine väga oluline. Just, ja see on nagu sama näiteks, et kunagi oli füüsikatunnis oli meil, et valemeid ei pea peast teadma, et sul võis valemileht ees olla, aga sa tead, mida selle valemiga siis peale hakata, et seadustega on samamoodi, et sul on seadused ees ja sa tead, mida sellega teha. Ja mis sõnad, mida tähendavad, et see loogika on sama, jah. Okei, no aga kui liigume nüüd edasi nende teemade juurde, mis siis klientide puhul on tõstatatud või olukordades on välja tulnud, siis näed sa mingisuguseid mustreid, et mis need kõige enam levinumad teemad sinu laualt läbi käinud on või sinu klientidega läbi käinud on? No kõige rohkem on kohtuprotsessi osas nagu küsimusi, sest et kui sa igapäevaselt ei tegele,
siis seal on palju sellist tundmatust, et noh, kas või noh, mida mingi asi tähendab, noh, siin viimasel ajal on palju küsimusi on, mida tähendab menetluskulude tagatis näiteks. Et noh, tavainimene ei saagi, noh, et see on täiesti arusaadav, noh, et ja siis kuidas see protsess välja näeb. Et ongi, et noh, hagiavaldus, noh, kui me räägime tsiviilkohtust, hagi vastus, siis istung, et ala see, et osad kliendid arvavad, et noh, et tuleb istung, järelikult seal siis otsustatakse asi ära, tegelikult see ei ole nii, et pärast istungit siis tuleb eraldi ikkagi kirjalik otsus, et sellised kohtuprotsessi spetsiifilised küsimused on nagu läbivad. Et aga muidu teine selline suurem pakett on tõendamine. Ehk siis kuidas ma seda probleemi sõnastan, et osad kliendid võib-olla arvavad seda, et kui nad räägivad mulle selle loo ära, et noh, et ma andsin seal isikule X laenu ja noh, nüüd ma tahan, et ta nagu tagasi maksaks selle, siis tegelikult noh, sellest ei piisa, et ma võin selle loo kohtunikule ära rääkida, aga noh, seda on vaja ka tõenditega näidata. Ehk siis ongi noh, laenuleping on ju, et sa kandsid selle raha talle üle, et sa oled küsinud talt seda laenu ja nii edasi, on ju. Et see on nagu teine teema, mis on võib-olla tekitanud selliseid küsimusi, et sul noh, et see puhtteoreetiliselt või faktiliselt võib sul õigus olla, aga see on ka vaja tõenditega ära näidata ja see on selline teema, mis vajab selgitamist ja mis veel. Kohtuväliselt võib-olla, et mida tähendab advokaadi nõudekiri, et võib-olla osad kliendid tulevad teadmisega, et kui mina teen nõudekirja vastaspoolele ja nõuan seal a la 1000 eurot, siis ta peab selle kindlasti nagu ära maksma ja kui ta ei maksa, siis juhtub midagi väga-väga halba. Noh, üldiselt. Ühtepidi võibki juhtuda. Jah, ma tahtsin just öelda, et üldiselt juhtubki, et siis järgneb kohtumenetlus. Aga see ei ole nagu täitedokument, et ma ei saa selle nõudekirjaga minna noh, täituri juurde ja siis arestida kogu ära, et selleks on ikkagi vaja kohtulahendit ja sellepärast ongi vaja kohtusse minna, et jah, see on selline lihtsalt noh, pigem siis kohtuvälise lahenduse otsimiseks, kas siis kompromiss või ta noh, nõustubki selle nõudega, on ju. Et tuua enne kohut, et vältida seda kohut, on ju, et siis tuua need argumendid välja, miks me nii arvame ja noh, siis kui ta nõustub, siis on hästi, kui ei nõustu, siis vaatame edasi, mis saab. Et aga jah, teinekord kliendid arvavad, et noh, et nüüd on korras, et anname 14 päeva maksmiseks ja noh, siis on korras. Aga on ka selliseid juhuseid olnud, et saadate kirja, nõudekirja ja nii. Asi lahendab? Jaa, ei, loomulikult. Ikka on jah, selles mõttes. Ehk siis on lootus, et asi kohtusse ka edasi ei lähe, kuna on ametlik. Ja, et kas see lõpebki sellega, et ahah, okei, et noh, nii-öelda nähakse, et asjale on nii-öelda ametlik käik antud ja siis makstakse ära. Noh, teinekord ei vastatagi midagi, lihtsalt nii-öelda tšing-tšing. Raha ilmub kontole ja või siis teine viis on siis see, et me leiame mingi kompromissi, on ju, et okei, et noh, et kas siis ajaliselt, et mul praegu pole võimalik, et aga teeme mingi maksegraafiku, noh, jagame selle summa ära või et me tuleme siis natuke vastu ja nii edasi, et noh, et see nii-öelda kompromissi leidmine on pigem see, kuidas need asjad nagu lõpevad, et jah, aga jah, on ikka juhuseid jah, kus reageeritakse nõudekirjale nii nagu soovitud. Nii et klient selles suhtes või õigemini ka see inimene, kes siis mõtleb pöörduda advokaadi poole, siis seal tegelikult ongi võimalus, et asi saab juba nõudekirja esitamisega lahenduse ja ei ole alati siis kohtutee vaja ette võtta. Just, ja see on kõikide osapoolte jaoks tegelikult nagu mõistlik lahendus. Noh, eks see oleneb nagu nõudest, kui põhjendatud ta on, aga üldiselt jah, see kohtumenetlus ei ole midagi sellist, mida kumbki pool peaks tahtma iseenesest nagu läbi teha. Lähme korraks nende tõendite juurde tagasi, sest kui ma siin olen ka meie kõikide siis advokaatidega vestelnud, kuulnud igast erinevaid lugusid, mismoodi siis on mingid sellised tõrked tulnud, mida me täna siin siis lahkame, siis just see tõendite teema on olnud tihtilugu
klientidele see, millest nad aru ei saa, et miks kohtunik ei otsusta nüüd minu kasuks, on ju, et ma ütlen, on ju, et seda sa korra mainisid, aga oskad sa äkki tuua mõne sellise hea näite, et kuidas seda väga puust ja punaselt ette tuua? No võtame kahju hüvitamise, et eelmine kord ka podcastis rääkisime nendest varjatud puudustest, on ju, et ostadki näiteks auto, avastad mingi puuduse, siis selleks, et seda puudust nii-öelda siis tavaliselt on see, et sa nõuad siis kahju hüvitamist, mis tähendab seda, et palju siis see puuduse kõrvaldamine maksab, on ju. Ja siis ütleme, kui me võtame kohtumenetluse, siis sa peadki ära tõendama, et sul on leping, ostu-müügileping, kus siis on need erinevad tingimused kokku lepitud, siis, et sul on see puudus, mis tavaliselt eeldab seda, et mingisugune ekspert on öelnud, et jah, või siis ma ei tea, kui on mingi ilmne puudus, et ma ei tea, teed kapoti lahti ja seal mootorit pole, no okei, a la on ju. Et aga üldiselt see tähendab eksperdi arvamust, et see tõendab ära selle puuduse. Ja nüüd siis on vaja ka tõendada seda, et palju see puuduse kõrvaldamine siis maksma läheb, selleks siis tavaliselt võetakse 2-3 hinnapakkumist ja sealt siis kuidagi keskmine, et iseenesest piisab ka ühest, on ju, aga kindlam on see, et näidata ära, et jah, tõepoolest see nagu nii palju maksab. Ja kui sa need asjad nagu ära tõendad, siis nii ongi, aga osad kliendid on tulnud niimoodi, et näed, mul on siin auto ja see on ju ilmselgelt katki ja mul siin naaber rääkis, et see läheb 1000 eurot, et teeme siis ära, et päris nii ei saa. Ja. Nüüd võib-olla selline, mida ma ise olen ka tähele pannud, et kui koostöö alguses siis klient tuleb, pöördubki advokaadi poole, hakkab töö pihta, justkui kõik materjalid antakse üle, antakse perspektiivhinnang asjale, et nii väga edukas asi tõendab tulla ja menetluse siis käigus hiljem ilmnevad kuskilt välja mingisugused nii-öelda teised tõendid. Et võib-olla selgita, et mida siin annab ära teha, et mitte sellisesse olukorda sattuda. Peamine soovitus on see, et tasub olla enda advokaadiga aus, et meil on ju alati see kliendi konfidentsiaalsus, et ei pea mitte midagi kartma ja ei pea ka selles mõttes mingit häbitunnet või seda et lihtsalt jah, on olnud olukordi, kus klient räägib asjaolud ära, saadab sulle mingi tõendite paketi, selle pinnalt antakse see nii-öelda hinnang, et jah, see on perspektiivne nõue, lähed kohtusse ja siis esitatakse hagi vastus, et näed, siin on selline tõend, mis põhimõtteliselt välistab selle nõude, on ju. Et sellisel juhul on tegelikult ju klient enda aega raisanud, enda raha raisanud, advokaat on teinud nii-öelda omajagu tööd sinna. Ehk siis alati ikkagist ausalt ja kohe alguses kõik. Et selles mõttes, et paljudel juhtudel ta ei ole nagu selline tõend, mis nagu täiesti välistab, vaid seda siis annab kuidagi kohe alguses sellele tähelepanu juhtida või kuidagi sellest mööda minna, et advokaat teaks sellega arvestada. Sest et kui see tuleb üllatuslikult juba kohtumenetluse käigus näiteks, siis võib olla nagu pahasti. Et jah, see ausus ja kogu olulise info siis edastamine advokaadile kohe alguses ülioluline. Ja siin puhul ka ma saan tõesti sellest süütunde mõttest nagu aru, et võib-olla ongi tegelikult võõral inimesel, advokaat on ju võõras inimene, kui sa seda teenust otsad, et võib olla keeruline kõiki seda infot ausalt ja avatult nii-öelda jagada, aga selles suhtes, nagu sa mainisid, konfidentsiaalsus on alati 100% tagatud ja meie ülesanne ei ole ju hinnanguid anda, vaid leidagi see kõige parim lahendus siis sellest antud olukorrast. Küsimus on ka olnud selline aktuaalne, et kui kaua kestab üks kohtumenetlus üldse keskmiselt? See on üks läbivaid, et kui kliendiga arutada, et lähme kohtusse, siis on 2 küsimust. Palju maksab ja kaua läheb? Ei tea kummalegi vastata. Ei ole võimalik lihtsalt vastata, sest et tuleb arvestada, ütleme, tsiviilkohtus
lähed mingi nõudega teise isiku vastu ja see läheb nagu täiesti lõpuni välja, see tähendab, et noh, kompromissi ei leita, tuleb arvestada noh, aasta-kahega. On näiteid, kus saab noh, seal aasta ringis. On näiteid, kus läheb noh, 3, ka võib-olla 4, jah. Et jah, aga seda ei ole võimalik nagu ette ennustada, see sõltub vastaspoolest, mis taotlusi ta esitab, kuidas ta menetluses käitub, milline selle menetluse maht on, kas seal on istungid ja nii edasi ja noh, sõltub ka sellest, et ja millise kohtuniku kätte see satub, see tähendab seda, et noh, kohtunikel on erinev nii-öelda see kaasuste jääk. Ehk siis noh, kui on väike kaasuste jääk, noh siis võib-olla saab kiiremini, saab kohe istungile ja nii edasi ja teinekord lihtsalt see mingisugune paus, kuni siis kohtuniku järjekord jõuab sinu kaasuseni, on nagu pikem, ja seda ei ole võimalik ette ennustada, et aga noh, tuleb arvestada kindlasti sihuke aasta, et see ei ole niimoodi, et me teeme hagiavalduse ja siis ma ei tea, 6 aja pärast on otsus, et seda kindlasti ei juhtu, noh kui just kompromissi ei sõlmita, et. Okei. Kui me siin kohtusse minekust räägime, siis kas klient ise peab ka alati kogu aeg istungitele kohale minema? Üldiselt tegelikult ei pea, et see sõltub jällegi sellest, et teinekord kohus eraldi tahab või noh, teeb selle kohustuslikuks, et mõlemad pooled isiklikult peavad kohal olema, see üldiselt tähendab seda, et kohtunik tahab kompromissi läbi suruda. Aga üldiselt tegelikult ei pea, et see esindaja mõte ju tegelikult on, et ta räägib kliendiga läbi, mis see volituste piir on ja siis esindabki istungil klienti, et üldjuhul tegelikult ei pea istungil kohal olema. Kui paljud kliendid ise tahavad? Jah, see sõltub sellest, et mõnikord on mõistlik, noh näiteks kui ongi ehitusvaidlus või mingi väga tehniline vaidlus, kus klient teab ilmselgelt nagu rohkem, või mul on olnud üks selline IT vaidlus, kus olid mingid makseteenused ja asjad, noh väga spetsiifiliseks läks, noh mingid tokenid ja noh, et sellistel juhtudel on mõistlik, kui keegi, kes sellest spetsiifilisest valdkonnast teab, on seal kohapeal, sest ega kohtunik ka üldiselt ei tea, et kuidas see fassaadi kruvi seal olema peab. Et siis on hea, kui keegi seletab ära, et ma võin selle teksti ju nagu enda jaoks nagu selgeks teha, kohtunikul võib olla hoopis mingi teine küsimus ja siis on mõistlik need kohe seal istungil ära lahendada. Kliendid ise üldjuhul on, noh tegelikult on 50-50, osad tahavad kindlasti tulla lihtsalt, et vaadata, kuidas see protsess on, et noh, nad küll ütlevad, et ma väga seal nagu rääkida ei taha, aga nad tahavad olla seal nagu juures. Ja teised on need, kes siis väga tahavad ise rääkida. Kas anname kuidagi võib-olla meie jälgijatele, vaatajatele, kuulajatele selle ülevaate ka, et kas kui klient läheb esimest korda kohtusse istungile kaasa näiteks, kas ta võib oodata sealt sellist ameerikalikku suurt nii-öelda kohtusaali, uhkelt nii-öelda kopsivaid neid, mis see nimetus on? Haamer ongi lihtsalt, okei, sellega ja siis siukseid nii-öelda suuri ja emotsionaalseid sõnavõtte ja on juhtunud. Ja, et emotsionaalseid sõnavõtte siis. Saal oreneb saalist, on väiksemaid, on suuremaid, haamrit ei ole. Küll see kohtuniku talaar on, mis on vist vähemalt mingi aeg tagasi oli ainukene seadusega reguleeritud riideese Eestis. Aga see selleks, et üldjuhul on see ikkagi, ei ole nagu filmis, et on pigem rahulik arutelu, see sõltub jällegi, kes see pooled on, kui emotsionaalsed nad on, kas kliendid on isiklikult kohal, milline on kohtunik. Aga noh, üldjuhul tuleb seda võtta pigem kui sellist arutelu, kui väga sellist mingit suurt etendust. Et jah, miks Ameerikas nii on, sest seal tuleb nii-öelda tavainimesi mõjutada ja seal on see emotsionaalsuse faktor juures, aga siin ikkagi peaksid mängima faktid ja seal mida vähem emotsionaalsust, seda parem on minu soovitus.
millal saab inimene ennast ise esindada ja kas see on sinu arvates nii-öelda mõistlik? Ega üldjuhul saab, ei ole nagu piiranguid selles mõttes, noh näiteks tsiviilkohtus, halduskohtus ei ole nagu probleeme. Tsiviilkohtus küll, kui on hagimenetlus, siis Riigikohtusse saab minna advokaadi vahendusel. See on siis teine aste? Kolmas aste. jah, ja noh, siis kriminaalmenetluses on see, et noh, enamus juhtudel on ikkagi kohustuslik kaitse, noh, seal on lihtsalt panused kõrgemad ja kui nii-öelda juriidiline nõustaja puudub, siis ja sellel põhjusel, ma ei tea, inimene läheb vangi, noh, siis see on natuke paha, et sellepärast on seal enamus juhtudel kohustuslik. Aga noh, see soovitus on see, et noh, sõltub kaasusest, noh, kui on ikka väga selge, noh, ma ei tea, ongi mingi laenuleping, andsin laenu, ta pole tagasi maksnud, noh, inimene võib ise minna, noh, siis selles mõttes ei ole nagu probleeme, et noh, küsimus on lihtsalt see, et seal on menetluslikud nõuded, mida tuleb täita, et noh, kohus peab küll selgitama, et ütleme, hagiavalduses on see, et tuleb riigilõivu maksta, noh, palju seda tuleb maksta, seal tuleb märkida, ma ei tea, noh, et kas sa oled nõus kirjaliku menetlusega, suulise menetlusega, mida see tähendab, kuidas ma vastama pean ja nii edasi. Et lihtsalt neid menetluslikke nüansse on nagu nii palju, et seal kaob, või noh, seal on nagu mõistlik, või noh, selle pärast on siis mõistlik advokaat kaasata või siis esindaja. Ja teine teema, mis on seesama tõendamine. Ehk siis, kui on eriti selline keerulisem kaasus, kus on võib-olla ongi mingi väga tehniline küsimus või pikem õiguslik vaidlus, et siis on oluline meeles pidada seda, et tõendid saab esitada ainult teatud ajani, ehk siis noh, eelmenetluse lõpuni. Ja kui sa selleks ajaks oma tõendid või seisukohti, mis sinu jaoks on nagu vajalikud, ära ei esitanud, noh, siis põhimõtteliselt noh, hiljem seda teha on nagu päris keeruline. Et lihtsalt noh, menetlusseadustik on niimoodi üles ehitatud. Et ja on olnud olukordi, kus siis isik läheb ise, läheb kohtusse, maakohtus või noh, esimeses astmes kaotab ja siis tulevad advokaadi poole, et noh, tee siis korda. Aga siis ei saa enam korda teha, sest et tõendid enam esitada ei saa. Ja sellepärast on mõistlik kas või korra konsulteerida alguses siis juristi või advokaadiga, et mida teha, kuidas, ja siis noh, menetluse käigus siis vastavalt vaadata, et kui tekib küsimusi, saad uuesti ühendust võtta, et see ei pea olema selline alati 100% esindused, advokaat teeb kõik ära, küll on nagu mõistlik korraks ikkagi see protsess läbi teha, eriti kui on esimene kord. Et seal võib tulla lihtsalt see, et sa mingi tehnilise nüansi pärast nagu kaotad selle asja. Samas ka sisuline ikkagist, sisuline teadmine. Sisuline teadmine, ei no loomulikult, noh, et ma räägin, et noh, ega inimene peab seda nagu ise tunnetama, et sisulise poole pealt üldjuhul jah, noh, et kas või seda, et mida peab tõendama, on ju, ja noh, seesama menetluslik pool ja nii edasi, et aga noh, üldjuhul minu soovitus on vähemalt korra konsulteerida, et see annab kas või selle suuna kätte, et just, ja see investeering sinna nii-öelda nõupidamisse tegelikult on väga väike võrreldes selle kahjuga, mis võib võrreldes selle riskiga jah, sest tuleb arvestada, et näiteks kui teine pool võtab endale esindaja ja see nii-öelda isik, kes ise läks nagu kohtusse ja kaotab selle, siis ta peab vastaspoole menetluskulud ka kinni maksma. Lisaks sellele, et ta ei saa siis oma seda, noh, mille pärast ta sinna kohtusse läks, on ju. Et jah, see võib ka olla lõpuks, et läksid 1000 eurot nõudma, oled 5000 eurot vaesem. Juhtub. On juhtunud jah? Jah, ei muidugi, loomulikult. Et pigem kohe alguses tarku otsused ära teha. Just, et teha kas või see väike investeering ja siis saab juba edasi, et jah, aga noh, üldjuhul jah, kui sa lähed esimest korda, siis seal tekib nagu nii palju küsimusi, et on veel vaja. Okei. Sa küll enne mainisid, et 2 asja, mida ei oska nüüd ennustada, et kui kaua aega võtab ja kui palju maksma läheb, aga selle kulutuste koha pealt on ikkagist küsimus, et tahetakse ikkagi saada nagu see võimalikult täpne siis prognoos selle kogu kulu osas. Et võib-olla siin siis rohkem lahti selgitadagi, et mille peale võivad siis erinevad kuluartiklid minna ja kuidas võib-olla üldse alguses siis
advokaat selle töö vastu võtab ja käima lükkab? Noh, selles mõttes, ta lähebki ju nii-öelda enam-vähem kogu aeg sama rada pidi. Lihtsalt nagu küsimus on selles, et ma ei tea, kui sul vastaspool esitab mingisuguse taotluse, ma ei tea, seesama menetluskulude tagatise taotlus, sa pead sellega tegelema, see on lisakulu, mida sa alguses ette ei näinud, et miks, sellepärast ei ole seda võimalik isegi sellise, ma ei tea, 1000-eurose täpsusega nagu ette öelda, sest et seal võib tulla ükskõik mida või siis, ma ei tea, kohus tahab teha mitu istungit või tuleb tunnistajad, mis iganes. Et aga see baas on see, et tuleb hagiavaldus, seal on sõltuvad siis materjalide mahust ja asja sisust, on mingisugune hind, on ju. Siis tuleb sellele vastu hagi vastus, millega sa pead tutvuma, et muidu sul ei ole, sa ei saa edasi minna, kui sa ei ole sellega tutvunud. Seal on kulu, on ju. Siis on nagu koht otsustada, et kas antakse siis hagejale veel üks võimalus, sinna läheb kulu või siis kohe tehakse istung, jälle kulu, on ju. Ja siis seal otsustatakse, kuidas menetlusega edasi minna. On juhtumeid, kus seal minnakse kohe nii-öelda põhiistungil üle ja asi nagu lõpebki, on ju. Üldjuhul ikkagi tähendab see veel seisukohti ja võib-olla ka seda teist istungit siis eraldi. Ja see kõik on kulu ja sellepärast saabki öelda selle nii-öelda kindlas tiimis läheb. Aga tuleb nagu arvestada, et seal võib lihtsalt üllatuslikke momente juurde tulla ja lõpuks ka see, et on olemas teine aste ja kolmas aste, kuidas see lõpeb, kas me peame tegema ise apellatsiooni, kas me üldse tahame teha apellatsiooni, kui me võidame, kas vastaspool teeb, ei tea ja nii edasi, et sellepärast ei ole ei aega ega seda võimalikku kulu nagu ei ole võimalik täpselt ette öelda. Aga selles mõttes mingid piirid me suudame ikkagi öelda, et üldjuhul selline, kuidas ma ütlen, ta ei lähe nagu sellistesse kõrgustesse, et ma ei tea, siin järsku me ütleme, et läheb, ma ei tea, 5000 ja siis on järsku 50 000, et seda ei juhtu. Aga jah, päris niimoodi täpselt me ei suuda kahjuks öelda. Sa tõid seal erinevaid variante välja, mis selle kulu tekitavad. Kas kliendi ja advokaadi suhtlus ka näiteks telefoni teel? Sest ma tean, et osad kliendid ja osad inimesed tahavadki rohkem niisugust personaalset suhtlemist, ehk siis e-maili teel on minimaalselt kirjavahetust, aga väga palju tahetaksegi suhelda üks-ühele oma advokaadiga, et olla veendunud siis progressis. Jah, ei, see on ju konsultatsioon, et üldjuhul kõik inimesed nagu saavad ühtemoodi ära, et kui tullakse büroosse koha peale nii-öelda nõupidamisele, sellest tuleb maksta. Aga kui ma helistan ja küsin neid sama küsimusi, mida ma oleks küsinud seal büroos koha peal, et siis justkui, et siis see on midagi muud. Et tegelikult see sisu on ju täpselt sama, et jah, selles mõttes see on ka advokaadi töö, ja on ju, ega meil kõik see kogu töö ei seisne ju kohtus ja mingites nõuetes, et on, ma ei tea, et kuidas ma pean makse maksma, kuidas ma saan ehitusloa, ongi sellised nii-öelda konsultatsioonipõhised tööd on ju või kaasused. Et siis see ongi jah, see nii-öelda üks töö osa, et jah, see on ka nii-öelda arveldamisele kuuluv. Nüüd me oleme need teemad läbi võtnud, mis mul siin kirjas on. Kas midagi olulist jäi praegu siit veel märkimata, mis on läbi käinud? Ma ei teagi. Tundub, et ei ole. Et vist on kõik kaetud praegu, mis on need kõigemad. Kui midagi jäi, siis saab kirjutada. Kusjuures väga hea mõte. Kommenteerida. Mis on, meil on ka blogi @emerald.legal email, ehk siis sinna saate samamoodi jagada enda võib-olla selliseid küsimusi, mida me täna siin ei lahanud. Ja võib-olla on teil üldse mingisugustes õigusteemades, teistes õigusteemades tekkinud samamoodi küsimusi, kahtlusi, milles soovite siis, et meie selle siin podcastis ära lahkaksime. Ja siis teeme eraldi podcasti, kus on ainult publiku küsimused. Jah, publiku küsimused. Nagu lava peal esinejad. Muidugi. Suurepärane. No aga siis mul on siin viimane küsimus. Kuna me tahame alati ikkagist ju oma
vaatajatele ja kuulajatele, jälgijatele jagada mingeid häid nippe, millest siis lähtuda, mis neid tulevikuprobleemidest kõrvale hoiavad, siis võib-olla sa oskad siin jagada siis mingit head soovitust, et võimalik õigusprobleem võidu tulemusena nagu suurem või see šanss nii-öelda võidu tulemusena suurem oleks. Ja neist me oleme tegelikult siin kõik ridamisi üle rääkinud, et tõendid, see on nagu A ja O, et sul isegi see põhjendus seal taga ja see, kuidas sa seda presenteerid, on vähem tähtsad. Et kui sul tõendit ei ole, siis sa kindlasti ei võida. Aga kui sul see põhjendus on see, et siis vähemalt kohus nagu, et okei, tal on see tõend, et ma saan aru, mis ta mõtleb. Aga kui on ainult jutt, siis sa kindlasti ei võida. Siis ausus advokaadiga, et ma teaksin olla valmis, kui mingi teema tuleb ja lõppkokkuvõttes siis selle kaasuse enda asjaolud on ju, et kui on ikkagi tuleb nagu läbi mõelda see, et kas sellel nõudel on alust või ei ole ja see lõpuks võiks otsustada, et need tehnilised teemad, need täidame niikuinii ära, aga lõpuks ikkagi mängivad konkreetsed asjaolud, ja kindlasti kasvatab võidu perspektiivi see, kui võtta ühendust advokaadiga ja mitte minna ise kohtusse. See kasvatab, ma räägin kas või natukene, see võtta paar tundi ja rääkida advokaadiga läbi, see kasvatab tohutult seda perspektiivi. Ja ma tean, et väga paljud tegelikult inimesed võib-olla ei julge või ka rahalises mõttes ei saa võib-olla sellist suurt kohtukadalippu nagu ette võtta, aga kui neil on mingi teema nii-öelda, mis neid kripeldab, et kas see oleks võinud olla võidu case või mitte, siis tegelikult ka siin seesama soovitus, mis sa just andsid, et see üks nõupidamine, et tehagi see põhjalik analüüs sellele asjale, selle eest nii-öelda tasuda ja sa saad selle oma perspektiivi teada versus see, et sa jääd siis elu lõpuni kahtlema ja mõtlema, et ei tea, kas oleks võinud olla. Seal ongi ju erinevad variandid, et sa ei läinud, ei teinud midagi, pärast tegelikult tuleb välja, et see oli täiesti kindel case. Või siis teine teema, et sa ei arutanud ja läksid. Jah, just. Et ei olnud võib-olla kõige targem mõte, ja mõlemad pidi selle probleemi lahendab lihtsalt see, et korra arutada ja siis on kindlus olemas, mida ja kuidas teha. Just. Aga siit täna lõpetame. Nagu me välja enne müütsime, andke märku meile blogi @emerald.legal oma teemadest ja võtame need järgmine kord uuesti ette ja seni siis tšauki-plauki!